14. märtsil sündis Petersonide perre poisslaps, kellele pandi ristinimeks Kristjan Jaak. Kristjan Jaak Peterson. See oli 217 aastat tagasi. Miks me tänasel päeval sellenimelist inimest meenutame? Aga sellepärast, et Kristjan Jaak Peterson oli esimene Eesti kirjanik, kes ülistas oma lauludes eesti keelt ja teadvustas kõikidele eestlastele, et nad ei ole lihtsalt maainimesed ja nad ei räägi maakeelt. Võib-olla sellepärast me peamegi juba 22 aastat emakeelepäeva just nimelt Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval, 14. märtsil. Kristjan Jaak elas ise ainult 21-aastaseks, aga mõne inimese teod ja mõtted on suuremad kui nende elu. Aulik koolipere. Mina olen Kristjan Jaak Peterson. Mina sündisin 2. märtsil 1801. aastal Riia linnas. 14. Kuidas siis 14. Oh soo, teil on ju see uus kalender. Sellest ei tea mina paraku mitte midagi. Aga nendest kuulujuttudest, mis te minu kohta räägite, tean ma nii mõndagi. Ma olevat jalgsi Brüsselisse minema hakanud ja Läti piiri peal olla mind tollis kinni võetud. Põlvamaal olla mulle antud uus tiitel, Eesti kepikõnni isa. Kui mina sündisin, olid eestlased veel päris orjad. Ei olnud veel eestikeelset ajalehte ega vanemuse seltsi. Ei ole toimunud veel esimest laulupidu. Ega ka Johannes Voldemar Jansengi polnud veel sündinud. Ei olnud Kreutzwaldi ega rahvuseepos Kalevipoega. Rääkimata siis eestikeelsest keskkoolist või rahvusülikoolist. Ega kiputud ka veel 5 rikkama riigi sekka. Minu isa, pärisori Jaak, sündis Viljandimaal, Karula vallas, Kikka talus. On senimaani veel teadmata, kuidas ta umbes 29-aastasena Riia linna sattus ja seal sakslasest kaupmehe juurde tööle sai. Hiljem asus ta Riia Jakobi Rootsi-Eesti koguduse kiriku teenriks ja kellalööjaks, kus tal ka Pihtkonna väiksuse tõttu mingil määral köstriametit pidada tuli. Minu mamma, Anna Elisabeth Mihhailovna, ei olnud tõenäoliselt eestlane. Ma ei mäleta teda hästi, kuna minu mamma suri siis, kui ma olin 6-aastane. Meid oli 7 last peres. Mina olin 3. Mulle ennustati, kui ma sündisin, suuri vaimuandeid. Kas teile meeldis poisikese põlves mööda puid ronida? Minule ei meeldi. Ja kõik need kivide loopimised ja lutsu viskamised ei olnud mulle ka meelepärased. Mulle meeldis lugeda ja keeli õppida. Erinisti
kreeka, ladina, prantsuse ja vene keel. Canto rideo clamo, canto rideo clamo, canto rideo clamo. Laulma, naerma, hüüdma. Kõik need keeled, ilusad, uhked, rikkad ja tunnustatud, kõnelesid minuga läbi raamatute. Aga see üks keel, see keel, mida ma isaga kodus rääkisin, kui me vanades Eesti asjades urgitsesime, see keel helises minu sees, minu sündimisest saadik. Ei käskinud keegi mul seda armastada ega sundinud seda õppima. See keel helises minus. Vast see kui osake minust. Ja kuigi teised keeled, ka uhked, rikkad, ilusad, tunnustatud, jäid siiski võõraks tema kõrval. Kas lauluallikas külmas põhjatuules minu rahva meelesse oma kastet ei vaha? Kui siin lumises põhjas ilusa lõhnaka mirdike pilusas kaljuorus ei või õitseda kaunisti, kas siis meie maakeel, mis kui tasa ojake oma ilu tundmata heinamaa läbi, sinise taeva kullases tules rahuga on jookslemas, ehk ka toreda häälega, oma rammu tundmata, taeva müristamisega, kui meri on hüüdmas. Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omal otsida? Siis ma võtan teid, selge sinise taevatähed, maa pealt kõrge isamaa poole rõõmuga vaadates laulda. Siis ma laulan sind, ööse kuningas kuu, kes sa pilvedes ülesta, nii kui pungaste lillike lõbusa valge palgega üles tõused taeva all, kus tulised tähed maha langemas sinu eest musta, pimeda uu sisse. Nõnda inimeste vaim. Oled sa ujus ujumas, kui su mõte on otsimas Jumalat tähtede alta. Mõni aeg tagasi sain ma sõbral Karl Priiast kirja. Muuseas mainis ta ka, et Rosenblenter oli nende juures nädal aega külas olnud. Räägiti ka minust. Mu süda hakkas kohe selle peale kiiremini taguma. Aga ei, minu kirjutatud laulust ühtki sõna. Tähendab ei meeldinud. Steinbrüber olevat Rosenblenteri korra küsinud, kas see Peterson on ikka ehtne eestlane? Pidas ta mingisuguseks ise hakanud eestlaseks või? Heinrich ka ükskord ütles, et sa teed ennast selleks eestlaseks olemisega huvitavamaks. Ja sinu andedki on tänu sellele ülehinnatud. Ei saa ometi olla, üks nende seas ilmutab mingid määral suuremaid vaimuandeid ülesse. Üks nende seast. Ühte nende seast ei ole olemas. Neid on alati hulk, kari, talupojad, maarahvast, talunaised. Isegi leht kirjutab nendest alles siis, kui vähemalt 3 on tules hukka saanud, 4 emajõkke hukkunud või 5 purjuspea ära külmanud. Üks nende seast ei ole veel inimene ja mitmekesi moodustavad nad juba hulga. Tartu linnaski hiilivad nad ligi nagu mingisugused varjud, endamisi omaette, peaasi mitte sakslaste ja sakste tuju üles on hoidnud.
Nad viltsatavad turul. Kannavad ohvates suuri puusületäisi või sakste pesukorve. Käivad maal puid toomas või siis pühivad vargsi põllega kõrtsilauda. Aga Jakobi ja Jaani kirikus, siis kui Priiuse manifesti ette loeti, siis tõusid nad ülesse. Läksid lahti, läks nende silm särama ja ainult selleks hetkeks. Kui see lõppes, muutusid nad endiseks. Liikusid arana ja kinnistame kinni. Ja ainult viin tegi nad jälle lahti, pani nende keelepaelad kõlisema, silmad naerma ja põsed õhetama. Mul oli palju sõpru, aga talupoja tõde röövistab minust ära. Ehkki inimesed ütlevad, et nemad ei vaata mitte kuube, vaid seda, kes neid seda kannab. Aga sisimas mõtlevad ikka, et ilus kuu on ikka parem kui nirupuu. Mida sa räägid, Jaak? Ole ometi vait. Kui neile rahakotti näidata, ei vaata nad ju mitte koti peale. Seda pilti ma ei mäleta. Selle pildi kinkis mulle minu hea sõber Franz Burkhard Gröber oma 21. sünnipäevaks. Riia linnas umbes 5 kuud enne minu surma. See on ka ainukene pilt, mis minust on jäänud. Kas see olen ka mina? Kus nad teadsid, et mulle kõrgelt ülevalt mäelt kaugustesse meeldis vaadata? Just nagu siis, kui me isaga kirikutornis kellal käisime löömas. Oota, kas see koht on mulle palju tuttav. Sain Tartu linnas Toomemäel. Seal lähedal oli mul ka korter. Ah, need Tartu ajad. Ma sain peale Riia Kubermann gümnaasiumit Tartusse õppima minna. Ma tahtsin kuulata professor Heeselit. Tema arvas ka, et Kristus oli ikkagi pigem inimene kui Jumala poeg. Aga ülikoolile ei meeldinud see. Ja teatud väliste asjaolude tõttu pidi ta varsti lahkumispalve esitama. Ja minulegi sai selgeks, ega ma tegelikult pastoriks tahtnudki saada. Kuigi mul olid head eeskujud nagu Sonntag, Raabe ja Rosenblüter. Nii mõnigi neist toetas minu õpinguid. Mul endal sellist raha ju ei olnud. Aga järjest rohkem ma nägin, et enamus pastorid hoopis teistsugused. Nad hoolitsesid pigem oma rasvase vatsa kui pisukese koguduse eest. Ja siis see korporatsiooni elu. See hakkas ka üle pea kasvanud. Sellest ei tahtnud ma ka rääkida. Ja sellest katsas istumisest ei tahtnud ma ka rääkida. Kas? Unne das ist unglaublich. Diese Rebette som ikke kan pastorvärden. Weiß er überhaupt, was er will. Aber et pastor, bitte et pastor.
ostsin 2 apelsini. Ma tahtsin ära Riiga minna. Seal ju mu lihane isa ees ootamas. Hüvasti Tartu, muusade linn. Kuulete, kuidas puud räägivad minuga. Oh, härra, ärge te maa peal istuge. Maa-alused võivad haigeks teha. Näete ju, maavihar nii õitseb siin. Kus see maaviharohi siis on? Need väikesed sinised lillekesed, need ongi või? Aga see on ju Vergiss mein nicht. Kus on praegu see tüdruk, kes mul meelespeale sisse istuda keelas? Ega ma Eestimaal ei saanudki rohkem olla kui need 1,5 aastat Tartu linnas. Lõpuks ma jõudsin Riiga tagasi, kus mul jäi veel kuskil 2 aastat ja 3 kuud elupäevi. Ma jõudsin veel ära lõpetada finišimütoloogia käsikirja, mis tsensuuri takistuste tõttu ilmus umbes 2 kuud enne minu siit ilmast lahkumist. Aga minu enda kirjutatud lood ja laulud, need jäid ju veel 100 aastaks ootama enne kui trükimusta näha. Ma surin 21-aastasena Piisikus. Minu viimaseks puhkepaigaks sai Riia Jakobi kalmistu. Aga minu asukoht on veel senimaani teadnud. Aga see ju ei sega teid mind austamast. Ja kui te enda käest küsite, miks just Eestimaad mina ülistasin, kuigi ma ometi vähemalt 16 keelt oskasin kõneleda, siis vastan mina teile selle peale. Kas siis selle maa keel ei või taevasse tõustes üles igavikku omale kuulutada? Ja pealegi, sellel maal elas ju Lehola Lembitu, oli tulemas Koidula, Runnel, Tallinna ehituskool.